Tere tulemast tagasi Matematori kanalina. Täna on meil ees järjekordne riigieksami video ja seekord me lahendame 2024 aasta riigieksamit laia kursuse esimest osa. Kui sul on veel ideid, mis videosi ma võiksin teha või mingi kindel teema, millega abi vajad, siis jäta kommentaar, aga pange sellele videole ka like ja tellige Matematori kanal, kui te tahate näha veel kvaliteetseid matavideoid. Aga ega meil rohkem juttu polegi, alustame esimeste ülesannetega. Ja alustame esimese ülesandega. Meil on vaja siin leida funktsiooni kasvamisvahemik. Ja kuidas me seda teeme? Kõigepealt me peame leidma funktsiooni tuletise. Ja kasutades tuletise valemit saame 24 miinus 2 korda 3 on 6 x ruut pluss 18 x. See on funktsiooni tuletis. Ja me teame, et kasvamisvahemik on siis, kui funktsiooni tuletis on suurem kui 0. Nii et me peame vaatama olukorda, kus meil on 24 miinus 6 x ruut pluss 18 x on suurem kui 0. Selle jaoks paneme nüüd selle sama kõik võrduma siin nulliga. Ja me saame enda elu teha palju lihtsamaks, kui me jagame kõik 6-ga läbi, ehk siis meil tuleb 4 miinus x ruut pluss 3x võrdub 0. No ma kirjutan siin paremal kujul välja ka, siis on teil lihtsam võib-olla järgida. Nii, ja x1 ja 2 võrdub meil siis 3 pluss miinus ruut juur 9 pluss 16 jagatud 2-ga. Siin me juba näeme ilusti ära, et see on 3 pluss miinus ruut juur 25 on 5. Ja nüüd meil ongi siis, et x1 võrdub 3 pluss 5 on 8 jagatud 2-ga on 4 ja x2 on 3 miinus 5 võrdub siis miinus 1. Need on meie nullkohad siis. Ja nüüd kasutame seda sama trikki nagu alati. Joonistame siia 4 miinus 1. Suurim x-i aste on siis negatiivne seekord, ehk me alustame paremalt alt poolt ja joonistame selle siia. Ja siin on siis kasvamisvahemik, kahanemisvahemik. Ja kuna meil on vaja teada kasvamisvahemik, siis vastus on, et kasvamisvahemik on siis, kui x on miinus 1-st 4-ni. Ja see on ülesande lõppvastus. See ei ole kaasa arvatud siin kohal, sest et muidu oleks tegemist ekstreemum kohaga. Ja ülesanne 2. Lahendage võrrand lõigul miinus pi kuni 0. Nii, kirjutame siis võrrandi välja. Ja nüüd hakkame kasutama trigonomeetria valemeid, siis meil on koosinus 2x võrdub koosinus ruudus x miinus siinus ruudus x. Ehk me saame selle kirjutada nüüd välja nii. Ja viime kõik ühele poole, kas meil on lihtsam nendega ümber käia. Võrdub 0. Ja nüüd me näeme, et siin on hästi palju koosinuseid ja üks siinus ja me võime kasutada siis seost, kus meil siinus ruudus x pluss koosinus ruudus x võrdub 1 ehk siinus ruudus x võrdub 1 miinus koosinus ruudus x, et saada sellest siinusest lahti. Ja kirjutame nüüd uuesti kõik ümber. Miinus 1 ja nüüd see miinus muutub pluss x, nagu me näeme. Miinus 2 koosinus x miinus 2 koosinus ruudus x võrdub 0. Ja siin ülesandes on veel eriti mugav see, et me saame koosinus ruudud välja taandada ja meil jääb alles miinus 1, miinus 2 koosinus x võrdub 0 või siis koosinus x võrdub miinus 1 kahendiku. Ja nüüd, kuna meil on võetud lõigul miinus pi 0-ni, siis kui ma kiirelt teen siin, see ei ole nüüd kõige täpsem, ärge nüüd seda eksamitööl kirjutage, aga illustreerimiseks on hea. Ja minu meelest, kui te joonistate selle välja, siis te saate juba paremini aru, sest kuna meil on küsitud see vahemik siin, siis me peame leidma
kuna -1 kahendik on kuskil siin, siis me peame leidma selle asukoha. Graafikult seda lugeda muidugi ei ole mõistlik, aga näiteks ütleme, et te teeksite kalkulaatoriga arccosinus -1 kahendik, siis te saaksite vastuseks 120 kraadi, mis tegelikult asub meil siis kuskil siin. Aga me uurime lõiku, mis siis jääb siia. Nii et oluline on, et ei tehta seda viga, et võtad 120 ja jätad selle. Kui sa tead peast neid, siis on väga tore. Siin on täiesti okei kirjutada ka, et x võrdub -2 pi kolmandikku või -120 kraadi. Aga võib ka teha siukest viisi, et x võrdub kasutades valemit pluss-miinus arc cosinus -1 kahendik pluss 2 pi n. Siis n kuulub siia. See siis omakorda võrdub pluss-miinus 2 pi kolmandikku pluss 2n pi. Ja kui me võtame, ja selle me saame siis nii, kui me teeme -2 kolmandikku pi pluss 0. Võrdub siis -2 kolmandikku, nagu me enne leidsime. Ja niimoodi ongi ülesanne lahendatud. Ja ülesanne 3. Urmasel on sahtlis 16 väliselt ühesugust patareid. Nende hulgas on ka mõned tühjad patareid, mille ta kavatseb viia ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse. On teada, et sahtlist ühe patarei juhuslikul valimisel on tühja patarei saamise tõenäosus 0,375. Mitu tühja patareid on Urmasel sahtlis? Selle saame hästi kiiresti lahendatud, me teeme 16 korda 0,375 võrdub 6. Nii, number 2, leidke tõenäosus, et võttes sahtlist juhuslikult 2 patareid on mõlemad tühjad. Me teame, et meil on 16 patareid, 6 tühjad, 10 täis. Nii, ja kui tõenäosus, et võtame 2 patareid on mõlemad tühjad, muidugi saab ka läbi kombinatsioonide teha, aga siin on piisavalt lihtne, et saab veel arvutada lihtsalt välja tehes, et me võtame mõlemad tühjad patareid, ehk meil on 16 kokku, tühjast on 6, siis me teeme 6 korda 6 16. Nüüd on meil 15 patareid ja 5 tühja, ehk see on 5 15. Ja arvutame, mis see tõenäosus tuleb. Võrdub 1 8. Ja nüüd see oli alaülesanne 1, nüüd on alaülesanne 2. Võttes sahtlist juhuslikult 4 patareid on vähemalt 1 patareidest tühi. Ehk põhimõtteliselt meil on siis olukorrad, kus ainuke olukord, mis meil ei kehti, on see, et kui me võtame 4 patareid ja kõik patareid on täis. Me peame siin kasutama vastassündmuse tõenäosust, et see välja arvutada. Ehk arvutamegi, et mis oleks tõenäosus võtta 4 täis patareid. Ja seda saab teha samamoodi, nagu ma eelmine kord tegin, või siis proovime ühe korraga kombinatsioonide läbi. Me võtame kokku siis 4 patareid 16. Ja me tahame, et me võtame 0 patareid siis 6 tühjast patareist. Me võtame 4 patareid 10 täist patareist. Ja võib-olla teil on kalkulaatoril ka funktsioon, millega te saate need ära arvutada. Neid te võite arvutada siis valemiga, mis ma kirjutan siia. Aga mina teen need kalkulaatoriga. Ja me saame, et see on 1 korda 210 jagatud 1820. Loodetavasti teil kalkulaator teeb sellega, lihtsustab selle ära, see on 3 26. Ja nüüd, see ei ole nüüd see tõenäosus. Me tahame vastassündmust, nüüd me peame tegema, paneme siia 1 ja 2, võrdub siis 1 miinus 3 26. Võrdub siis 23 26. Ja vot see nüüd on lõppvastus. Ja ülesanne 4. Lahendage võrrand. Nii, siukestes ülesannetes me peame võtma mõlemad pooled ruutu ja üritama saada lahti ruutjuurest. Aga nüüd tuleb olla lihtsalt ettevaatlik sellega, et te võite tekitada võõrlahendeid ja pärast peate kontrolli tegema. Vasakpoolega on lihtne x pluss 6 ja nüüd kasutame valemit 4 pluss 4 ruutjuur 2x miinus 5 pluss
2x miinus 5. Viime kõik mitte ruutjuure all olevad vasakule poole ja me saame, et see on miinus x pluss 7 võrdub 4 ruutjuur 2x miinus 5. Noh, me võime kirjutada muidugi 7 miinus x, see on natuke toredam. Ja nüüd me võtame jälle mõlemad pooled ruutu, et saada lahti ruutjuurest. Siin võtab 49 miinus 14x pluss x ruut võrdub 16 korda siis 2x miinus 5. Kirjutan uuesti välja 49 miinus 14x pluss x ruut võrdub 32x miinus 80. Viime kõik vasakule poole, me saame, et see on x ruut miinus 46x pluss 129 võrdub 0. Need on päris suured numbrid, aga arvutame välja 0 kohad. Me saame, et x 1, 2 võrdub 46 pluss miinus ruutjuur 46 ruudus miinus 4 korda 129. Selle teeme kalkulaatoriga, jagatud 2 võrdub 46 pluss miinus. Saame, et see on pluss miinus 40 jagatud 2 ehk x1 on meil 86 kahendikku või 43. x2 on 6 kahendikku või siis 3. Need on meie 0 kohad ja nüüd me peame tegema mõlemaga kontrolli. Ma panen need siia kõrvale ja teeme kontrolli. Võtame nüüd, kui x1 võrdub 43. Teeme vasak pool, võrdub siis ruutjuur 43 pluss 6, võrdub ruutjuur 49, võrdub 7. Parem pool võrdub 2 pluss ruutjuur 2 korda 43 miinus 5. 2 korda 43 on 86, me saame, et see on 2 pluss ruutjuur 86 miinus 5 on 81, 2 pluss 9 võrdub 11. Me näeme, et vasak pool ei võrdu parema poolega, nii et see on võõrlahend. Nii et selle te peate välja kirjutama. Ma kontrollida jätate alles on ju, mitte ei kusta ära nagu mina. Ja nüüd me proovime teise x-iga läbi, ehk x2 võrdub 3 ja vaatame, mis vasak pool teeb. Ruutjuur 3 pluss 6 võrdub ruutjuur 9 on 3, parem pool võrdub 2 pluss 2 korda 3 on 6, miinus 5, võrdub 2 pluss ruutjuur 1 on 1, võrdub 3 ja vasak pool võrdub parem pool. Ehk mis on vastuseks, et x võrdub 3. Ja see on ülesande lõppvastus. Ja ülesanne 5. Kolmnurga ABC küljed AB on 8 cm, teen siia allapoole, AC on 6 cm, BC on 4 cm. Küljel AB on märgitud punkt D nii, et lõigu CD pikkus on 5 cm. Nii et nüüd tuleb meil leida lõikude AD ja BD pikkused. Nii, alustuseks meil on teada ainult küljed, ühtegi nurka ei ole, siis meil on vaja koossinus-teoreemi kasutada. Ma märgin siin ära nurgad, mida ma kasutama hakkan. No ja paneme siia siis gamma, paneme siia näiteks. Nii, ja meil on kõigepealt vaja siis koossinus-teoreemi kasutada, siis koossinus-teoreem on C ruut võrdub A ruut miinus B ruut miinus, siin on pluss tähendab, miinus 2AB koossinus gamma siis. Ja kui me tahame koossinus gammat, siis see on A ruut pluss B ruut miinus C ruut jagatud 2AB. Ja ongi, et me tahame koossinus beetat siin. Ja selle me saame arvutades, kui me võtame siis vastaskülg, või tähendab kõigepealt lähisküljed ehk 4 ruudus pluss 8 ruudus miinus 6 ruudus jagatud 2 korda 4 korda 8, mis on 11/16 ehk beta on 46,6 kraadi. Nii, nüüd me kasutame siinusteoreemi näiteks. Me tahame teada siis külge kraadi theta. Ja selleks me teeme siis külg CD jagatud siinus beta on sama, mis
külg CB jagatud siinus theta. Ja siit me kirjutame välja, et siinus theta võrdub CB jagatud CD siinus beta või siis külg CB on 4, 5 korda siinus 46,6 kraadi, mis siis arvutame kalkulaatoriga ära, on 0,581 ja theta siis võrdub 35,5 kraadi. Nii, nüüd meil see nurk on teada, me võime arvutada ka gamma välja, või noh, et leida külge DB, me peame arvutama gamma välja, aga seda on hästi lihtne teha, et me saame 180 kraadi, miinus 46,6 kraadi, miinus 35,5 kraadi, võrdub 97,9 kraadi. No ma muidugi märkisin need nurgad siin praegu niimoodi ära, et ma saaks kohe lahenduse leida, aga te võite arvutada kõik nurgad siin kolmnurgas välja ja teha siis ka. Aga nüüd me teemegi, et me tahame leida DB-d. Selleks me võtame siinusteoreemiga gamma, aga see on täpselt sama, mis CD siinus beta. Ja nüüd me tahame leida DB-d. DB võrdub CD siinus gamma jagatud siinus betaga, mis siis võrdub ligikaudu 6,8 sentimeetrit. Ja kuna me DB on teada, siis AD on lihtsalt 8 miinus 6,8 võrdub 1,2 sentimeetrit. Ja niimoodi on meil leitud AD ja BD. Ja nüüd edasi on meil vaja leida punkti B kaugus sirgest, millele asub kolmnurga ABC külg AC. Ja siin tuleb sükene asi, et kõige lühem distants punktist punktini on siis täisnurga all. Ehk nüüd, kui me nagu pikendaksime seda siin, siis see kukuks kuskile siia. Et siin on täisnurk ja vot seda me otsimegi siin nüüd. Ja kuidas seda leida? Meil tekib siis nagu uus kolmnurk siia, kus on alfa on sama, siin on 90 kraadi, aga nüüd kolmas nurk natukene muutub. Ja siis, et mina, kuidas seda teeksin, oleks siis, et ma arvutaksin alfa. Alfa arvutamiseks me võime kasutada näiteks siinusteoreemi siis. Nüüd ma tegelen vana kolmnurgaga, jätke see kõigepealt meelde korraks. Kirjutan siin kohe välja, ma ei hakka pikalt tegema, et see on siis 6 jagatud siinus beta võrdub 4 jagatud siinus alfa, siis siit siinus alfa võrdub 4 kuuendikku siinus beta alfa võrdub 29,0 kraadi. Arvutage see välja ilusti. Ma tegin siin hästi lühidalt. Nii, ja nüüd on minu meelest hästi lihtne, et me teame alfat, me teame külge AB-d. Ma teen lihtsuse mõttes äkki näiteks siia sihukese väikse joonise. Meil siin on alfa teada, see on 8 ja nendest teadmistest me juba oleme võimelised leidma, siis külge tähistan selle küljega X näiteks. Me teame, et see on siis siinus alfa võrdub X jagatud 8-ga. Ja siit X võrdub siinus alfa korda 8 võrdub, siis mina sain 3,88 sentimeetrit. Ja see on ülesande lõppvastus. Nii, ja meie lemmikud lihtsustage avaldis. Ma kirjutan selle kõik kõigepealt välja. Kui m on suurem kui 0 ja m ei võrdu 1-ga. Minu meelest mulle see notatsioon väga ei meeldi. Minule meeldib kirjutada pigem niimoodi.
nüüd vaatame, mis me siin teha saame. Hästi tihti siin, me oleme harjunud tegema näiteks m-1 korda m+1 on m ruudus -1. No kasutatakse siis seda valemit, et a ruut miinus b ruut võrdub a miinus b, a pluss b. Aga siin olukorras tahavad, et me kasutaks a miinus b võrdub ruutjuur a miinus ruutjuur b, ruutjuur a pluss ruutjuur b, mida ei ole ilmtingimata nii lihtne märgata. Kirjutame siis niimoodi, et 1 pluss ruutjuur m miinus ruutjuur m pluss 1 jagatud ruutjuur m ja kirjutame siia alla nüüd 1 pluss ruutjuur m, 1 miinus ruutjuur m. Ja nüüd tuleb muidugi arvestada sellega, et kuna enne oli meil meil siin ruutjuur m miinus 1 sai 1 miinus ruutjuur m, siis me peame vahetama siin märgi ära. See alla meil jääb 1 pluss ruutjuur m, 1 miinus ruutjuur m, üles meil jääb siis 1 miinus 1 jagatud ruutjuur m, miinus ruutjuur m, pluss 1 jagatud pluss 1 pluss ruutjuur m pluss 1 jagatud ruutjuur m. Need taanduvad välja, me saame, et see on 2 jagatud 1 pluss ruutjuur m, 1 miinus ruutjuur m. Ja siis me saame kirjutada veel, et 1 jagatud 1 miinus m. See on lihtsustatud. Number 2. Arvutage selle avalduse väärtus, kui m võrdub logaritm alusel 680 miinus logaritm alusel 6 3a miinus 1 jagatud 2 logaritm alusel 6 25 jagatud 9a ruut ja a on suurem kui 0. Meil avaldis, ma kirjutan siia kõrvale 2 jagatud 1 miinus m oli lõppvastus, aga üritame siis m-i kõigepealt listada. M võrdub nii logaritm alusel 680. Nii, need on samad alused, nii et me saame need tuua siia niimoodi, et see on 180 jagatud 3a-ga, kasutades logaritmide valemeid. Ja kuna see on, ja ma jätan selle parempoolse, kuigi ta on sama alusega praegu eraldi, aga ma toon siis ühe kahendiku astmesse ehk miinus logaritm alusel 6. Nüüd meil on 25 jagatud 9a ruut astmel 1 kahendik või siis ruutjuur. Siit me saame, et see on logaritm alusel 6 60 jagatud a miinus logaritm alusel 6 ja meil, kui me võtame ruutjuured, me saame 5 3a ja nüüd, kuna nad on samal alusel, siis võtame logaritm alusel 6 60 jagatud a jagatud 5 3a-ga, 5 läheb siia alla, 3a. Siit me taandame a-d välja, meil on 180 jagatud 5-ga, mis on logaritm 6 alusel 36. Nüüd me näeme, et see on lihtsalt 2. Ja nüüd, mis on selle avaldise väärtus, kui m on 2? Saame, et see on -2. Ja see on ülesande lõppvastus. Ja liigume nüüd esimese osa viimase ülesande juurde, ülesanne 7. Joonisel piiratatud kujund on piiratud sirgega y võrdub 6, parabooliga y võrdub 0,5x ruut miinus 6x pluss 16 ja mõlema koordinaatteljega. Arvutage antud sirge ja parabooli lõikepunkt A koordinaadid. Selle jaoks me peame panema need võrrandid omavahel võrduma, ehk meil on y võrdub 6 ehk 6 võrdub 0,5x ruut miinus 6x pluss 16. Viime kõik samale poole ja ma korrutan taga 2-ga läbi, sest siis meil tuleb
x ruut miinus 12 x-i pluss 20 võrdub 0. Saame, et x1, 2 võrdub 12 pluss miinus ruutjuur 144 miinus 80 jagatud 2-ga võrdub 12 pluss miinus ruutjuur, siis siit tuleb 64 on, ruutjuur 64 on 8 jagatud 2-ga ehk x1 on meil 20 kahendikku ehk 10, x2 meil on 4 kahendikku ehk 2. Nii, ja me näeme, et lõikepunkt A on siis see vasakpoolne neist ehk x2 võrdub 2. Ja meil on vaja leida lõikepunkti koordinaadid ehk A on x väärtus on meil 2, y on 6, sest meil on joon põhimõtteliselt, mis läbib igat y võrdub 6. Ja sellega on meil A arvutatud. Ja nüüd on piirutatud kujundi täpne pindala. Ja siin me peame kasutama integraali, sest et meil on tegemist siin parabooliga. Ja siin on võimalik teha seda niimoodi, et tõmbame siia joone. Kõigepealt meil on hästi lihtne arvutada ära siis, mis jääb siis nagu A-st vasakule, kuna me jagasime selle ristkülikuks siis ükseks teiseks kujundiks. Kui me teame, et A lõikepunkt oli 2, ehk see tähendab, et meil S1 on siis ütleme siis 0-st A-ni on meil 2 ühikut ja me teame, et kõrgust on meil 6 ühikut. Saame, et see on 12 ühik ruutu on siis esimene. Tähistan siin ka ära S1 ja S2. Ja nüüd on natuke keerulisem, sest meil on vaja arvutada see punkt, kus parabool lõikub x täljega ja selleks me arvutame 0 kohad, kui meil on y võrdub 0,5 x ruut minus 6x pluss 16. Me arvutame, et x ruut minus 12 x pluss 32 võrdub 0-iga. Me saame, et x1, 2 võrdub 12 pluss miinus 144. See on natuke keerulisem. 128 jagatud 2-ga võrdub 12 pluss miinus. Ütleb 16, siin on 4, 2. Me saame, et x1 on siis 8, x2 on 4. See punkt siin on 4, see siin on 8, ma margin siia kõrva, see on 2. Ja nüüd me teame, et S2 arvutamiseks me peame võtma integraali, mis läheb 2-st 4-ni. Siis paraboolist ehk 0,5 x ruut miinus 6x pluss 16. Ja ärge unustage dx panna siia. Nii, ja võtame siis integraali kasutades valemit. Kasutan siin 1 kahendik, sest see teeb meil asja lihtsamaks. 1 kahendik, siis x kuup jagatud 3-ga miinus 6x ruut jagatud 2-ga pluss 16 x. Ja arvutatud 4-st 2-ni. Ja me saame siis, arvutame kohe välja. Me saame, et see on 4 kuubis jagatud 6-ga miinus 6 korda 4 ruudus jagatud 2-ga pluss 16 korda 4 miinus 2 kuubis jagatud 6-ga. Pidage märke meeles, siin on hästi lihtne sellega viga teha. 6 korda 2 ruudus jagatud 2-ga miinus 16 korda 2. Ja arvutame siis kõik need välja. Nii et meil on 32 kolmandikku miinus 48 pluss 64 miinus 4 kolmandikku pluss, jätkan siit 12 miinus 32. Siis kõigepealt murrut ma saan siin 28 kolmandikku. Teeme nüüd täisarvud ka. On miinus 4. Saan, et see on 16 kolmandikku, mis on siis 5,3 ühik ruudus. Ja nüüd S
võrdub S1 pluss S2, mis siis on 12 pluss 5 1 kolmandikku võrdub 17 1 kolmandikku ühik ruudus. Ja see on ülesande lõppvastus. Aitäh, et vaatasid järjekordset Matamentori videot. Kui sulle see video meeldis, pane like, jäta kommentaar tagasisideks ja mis peamine, ära stressa. Näeme järgmine kord.